Eva Kruuse, palun. Sõnavõtt. Küsisin küsimusi, vastuseid ei saanud. Ja minu jaoks teema endiselt segane. Hääletada ei ole võimalik. Sest tegelikult on see kõik omavahel seotud, mida ma küsisin. Selle aastal on aktsiaselts Mako alustanud oma teenuste hindade tõstmise protsessiga. Esitanud juunis Konkurentsiametile veeteenuste hinnataotluse. See on ka põhjus, miks täna volikogu hindab investeeringute vastavust ÜVK kavale. Avalikule infole tuginedes selgub, et juhtkonna poolt taotletavateks hindade tõusuks on esialgu välja käidud ligi 30% veele ja ligi 68% tõusu kanalisatsioonile. Täna esitati taotlus kogu hinna viimiseks 3,60 pealt 5,54 euro peale, mis tähendaks keskmiselt vee ja kanalisatsiooni 54% hinnatõusu. Sisuliselt teenuste hinnaga kaetakse ju ettevõtte kulusid. See, mis saab olema lõplik hinnatõus, selgub siiski pärast Konkurentsiameti poolt antud kinnitust. Ilmselt sügise jooksul. Nii ma sain isiklikult vastuse Konkurentsiametist. Ja kui nõukogu hinnatõusu lõplikult kinnitab. Selgusetuks aga jääb, miks on taotletud niivõrd suurt hinnatõusu, kui aktsiaselts Mako juhtkonnal plaanis nii palju tegelikult tõsta ei ole. Või siis taotletakse maksimaalset hinnatõusu, et teenuste hindasid saaks lihtsamini edaspidi tõsta. Kuna volikogu kehtestatud ÜVK kava järgi tegevustuludena hinna korrigeerimist ei ole tehtud juba aastaid, mis on üks olulisemaid põhjused, mis on viinud aktsiaselts Mako majandusliku olukorra suurde kahjumisse. Siinkohal aga viidates aktsiaselts Mako juhtkonna vastutusele, siis seadustiku järgi peab ettevõtte juhtkond täitma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega ja majanduslikult kõige otstarbekama viisil, tagades ettevõtte jätkusuutlikkus. Kuna aktsiaselts Mako on vallale kuuluv ettevõte, osutab avalikku teenust ja kelle omanik on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, siis juhin volikogu liikmena vallavalitsuse tähelepanu hinnamaks tänase aktsiaselts Mako juhtkonna vastutus aktsiaselts Mako tekkinud keeruliste majandusliku olukorralist. Aitäh. Ja vallavanem Madis Koit soovis. Palun. Tuleks jättes, et ma paremini kaamerasse kuulda. Ja ma tundsin majandust, et selle sõnavõtu peale peab vist natukene nagu asju selgitama, kuigi see võib-olla kõik ikkagi väga hästi selle konkreetse päevakorra punkti raames ei ole, aga tundub, et tuleb selgitada. Ma olin varasemalt ka Mako nõukogu liige, siis ma tean sellest protsessist päris hästi. Eva Kruus on näinud ka neid protokolle ja tõepoolest algselt Mako nõukogu arutas, kui me võtsime selle teemaks, et mis selle hindu tuleb tõsta, see on selge. Kõik on läinud ju kallimaks. Ja algselt tõepoolest arutati selle ümber, et see võiks olla 10%. Siis pöörduti Konkurentsiameti poole, juhataja poolt tuli meile konsultant ja konsultant andis selgelt mõista, et mõistlik on Konkurentsiameti poole minna taotlusega, kus me taotleme maksimumi. Ehk siis me taotleme oma nende finantsnäitajate andmete põhjal maksimumi. Kui Konkurentsiameti poolt on saadud siis teada hind, mida me võime kehtestada veele ja mida kanalisatsioonile, siis nõukogu taas tuleb kokku ja otsustab selle baasil, mis see hind on. See, et me taotleme maksimumi, ei tähenda, et me kehtestame maksimumi. See oli puhtalt konsultandi nõuanne. See on tavapärane praktika, mida tehakse. Ja sellepärast see nii sai ka tehtud. See on siis selgitus sellele olukorrale, et kuidas on see taotlus sellisel kui välja läinud. Aitäh, vallavanem Madis Koit, Raul Peetson, palun. Kasutaks seda jokkerit, et siis ka Mako nõukogu esimehena, et anda selgitus sellel punktile, et just Mako nõukogu koosi juhataja oma tööprotsessides ütles, et me ei saa seda infot, mida me igapäevad teeks kasutama. Et ei ole õige teha niimoodi, et me esitame, et Mako nõukogu lähtub hoolsusega ja Mako juhataja töötab täie hoolsusega, täie teadlikult sellest, et seda ettevõtet hästi juhtida. Aga kui need vahepealsed koolitused topid, täpselt see küsimus, et nagu Madis praegu vallavanem, siis Mako nõukogu liige, et igasugused protseduuri puhul, et me esitame taotluse maksimummääras, et me saame Konkurentsiametilt loa tõsta hinda vajadusel nii palju, kui siis Mako nõukogu tuleb, nii palju Mako nõukogu otsustab. Ja et me seda vahepealsest seda otsusprotsessi ei briefi, ei anna välja, tekitab täpselt selle kaose, mida nagu Eva on praegu nagu just oma kõnes välja teinud, et Mako hakkab tõstma hindasid 50%. Et see on ju täpselt selline
asi, mida ma püüdsin väitada, et me anname hinnatõusust aegselt teada, me tõstame seda hinda nii palju, et täpselt Mako tegevus oleks kasumis. Ja mitte suures kasumis, et täpselt nii palju, mida Mako igapäevaseks tegevuseks vaja. Et meie nõukogus oleme arutanud koos juhatajaga, omaniku esindajaga seda, et Mako ei ole see koht, kes jookseb nüüd kaasa kogu selle hinnatõusuga, vaid ta täpselt müüb seda teenust sellise hinnaga, et ta ise oleks kasumis, oleks natukene kasumis, aga ei teeniks mingit suuri kasumit. Ja sellepärast on alati Mako nõukogu oma selle tegevuses, et just natuke oma seda avalikkusele välja andnud infot natukene piirang, ära mitte, et ei kasutatakse ära sellist vahe välja lõiget, et keegi saaks kuskil odavat poliitilist populaarsust võita ja paanikat tekitada. Ta nagu Eva praegu konkreetselt nagu tegi täna protokolli, et hinnad tõusevad 50%, volikogu liige Henri juba ohkas on ju arvutas läbi, palju tuleb vesi maksma läks, on täpselt selline asi, mille pärast nõukogu liikmed peavad käituma vastutustundlikult ja hoolsalt selle informatsiooniga, mida nad omavad. Aitäh, ma juhin tähelepanu, meil jääme eelnõu juurde. Arvamuse andmine Mako investeeringute vastavusest arendamise kavale. Ja või ei? Eva Kruuse, palun. Repliik. See, mida Raul praegu väitis ja esitas volikogu liikmele vastavad süüdistused, et ta annab välja infot, mis ei kuulu avalikkusele, siis ma veel kord rõhutan. Võib-olla te ei kuulanud minu sõnavõtta. See oli täis valesid fakte, seda ei peagi kuulnud. See oli valetamine. No ei seganud siin. Suur kahju, no tead, kui inimene volikokku ja valetab, ütleb, et on suur kahju, siis võrreldes Mako seda käivet ja seda, ja inimene tuleb, hakkab rääkima, mingid asi on suur kahju. Kas võiks... Palun. Mul ei ole millegiga, ma ei saa haamriga topida. Palun vaikust, mina juhatan istungit veel korral, juhin kõikide tähelepanu. Meil on eelnõu, kas Mako tegevus vastab investeeringute kavale, volikogu peab ütlema ei või ja. Ma sooviks oma repliigi lõpetada. Nii, palun Eva, lõpeta oma repliik. Ma tahtsin öelda seda, et kui väidetakse, et ma jagan infot, mis ei kuulu avalikustamisele, ma rõhutan, ma rääkisin siin puhtalt sellest, mis on avalik info ja need numbrid on võetud täpselt sealt Konkurentsiameti avalikult lehelt, mitte kuskil mujalt. See info on avalik ja nüüd ongi siin see koht, kui väidetakse, et seda ei tohi avalikustada suuremale avalikkusele, kuigi see on avalik, siis siin on koht, kus aktsiaselts Mako või Põhja-Pärnumaa vallavalitsus peabki sekkuma ja andma oma selgituse siin juures. Peabki selgitama, miks see nii täna on ja mis sellest edasi saab. See ongi täiesti normaalne protsess, mida tuleb teha. Ja selle teine pool sellest tahan öelda, et tegelikult on siin tegu hindade tõstmisega, nii ütles meile siin volikogu liige Raul Peetson, kes on aktsiaselts Mako nõukogu esimees. Aitäh! Nii, Tarmo Lehiste, palun.